Ma tean, mida sa mõtled. Mihkel Raud on lõplikult lolliks läinud. Ta on endale kusagilt kostüümilaenutusest ülikonna sebinud ja kujutab nüüd ette, et näeb jõle autoriteetne välja. Sul on õigus. Ülikond on küll minu enda oma, aga lõplikult lolliks olen ma tõepoolest läinud. Siin on 1000 eurot ja siin on Välgu Mihkel. Kohe panen ma need 1000 eurot sinu silme all põlema. Natukene kannatust ja see raha siin kärssab tuhaks. Aga kõigepealt räägin ma sulle, miks ma seda teen. Rockmuusik Frank Zappa oli tuntud selle poolest, et tal oli terav keel. Aga kui Zappa vanaks jäi, küsiti temalt, härra Zappa, te olete kuidagi vaiksemaks jäänud, milles asi? Mees vastas selle peale, asi ei ole selles, et mina oleksin vaiksemaks jäänud. Asi on selles, et lärm minu ümber on valjemaks muutunud. Täpselt nii ongi. Ükskõik, mida sa inimestele öelda tahad, ei jõua see kohale. Ükskõik, mida sa teed või müüd, inimesed lihtsalt ei kuule sind, sest kisa sinu ümber on liiga palju. Kuidas siis muuta oma sõnum kuuldavaks? Vastus on täpselt ühe liitsõna pikkune. Sisuturundus. Mis asi see on? Kõigepealt ma ütlen sulle, mis asi see ei ole. Kindlasti oled sa Eesti ajalehtede veebsaitidele ja mujal internetis komistanud lohisevate reklaamtekstide otsa, mida ehib uhke pealkiri sisuturundus. Sa tõesti usud, et keegi loeb seda jama? Muidugi mitte. Ometi näivad 21. sajandi eestlased tõsimeeli uskuvad, et see just ongi sisuturundus. Nii nagu 20. sajandi lõpu eestlased uskusid, et kapitalism on see, kui sa kellegi bensiinijaamas maha lased ja tema raha endale võtad. Tegelikult on sisuturundus aga hoopis midagi muud. Ja mul on sulle sellega seoses üks halb uudis ja üks hea uudis. Halb uudis on see, et sinu tooted ja teenused ei koti mind. Mind ei koti, kas sa müüd kvaliteetset eterniiti, maitsvaid saiakesi või jumal teab mida. Mind ei koti, kas sinu MTÜ tegeleb inimeste suhkrutarbimisharjumuste muutmisega või korraldab silmi avardavaid koolitusi. Mind kotib ainult üks asi. Mina ise. Hea uudis on see, et sul on minu enesekeskus võimalik enda kasuks tööle panna. Sa ei pea mulle müüma, sa pead mind harima, sa pead mind informeerima, sa pead mind lõbustama, sa pead olema mulle vajalik ja kasulik. See ongi sisuturundus. Ära raiska oma ja minu aega mingitele nõmedatele bänneritele, mida mitte keegi ei näe. Ära anna oma raha meediafirmadele. Ole ise meediafirma, mõtle ja käitu nagu telekanal või ajakiri. Lõbusta mind, informeeri mind, hari mind ja ma torman su peost õgima. Hea, ma lubasin 1000 eurot ära põletada. Tead, mis ma valetasin sulle? Ma valetasin sulle nii, et ükski lihas mu näos ei liikunud. Täpselt nagu meediafirmad valetavad sulle bännereklaami müües tohutut kasu lubades. Minu ja nende valet eristab aga kaks asja. Esiteks ei jäänud sa minu valet uskuma, mitte keegi ei ole nii loll. Meediafirmade valesid sa miskipärast aga usud. Terve internet on su nõmedaid bännereid täis. Teiseks ei põlenud minu vale tõttu mitte ükski euro. Meediafirmadel lased sa aga põletada tuhandeid ja tuhandeid eurosid kuus. Miks sa seda teed? Jääb mulle ausalt öeldes arusaamatuks. Mul on sulle ainult üks palve. Saada mulle e-mail ja ma näitan sulle, kuidas sisuturundus käib. Ma koostan sinu ettevõttele või organisatsioonile täpse tegevuskava, mida pidi liikudes saama sõnumi järjest valjemaks muutuvas lärmis kuuldavaks saad teha. Mis see sulle maksab? Pool tundi sinu ajast. Ei midagi enamat, ei ühtegi kohustust, 30 minutit, kogu lugu. Tulista mind e-mailiga aadressil mihkel@uvaga.ee ja ma joonistan sulle detailse löögiplaani. Ja siis saad sa juba ise otsustada, kas Mihkel Raud on lõplikult lolliks läinud või on sul äkki minu mõtetest endale midagi kõrva taha panna. Räägime kohe.